Tere tulemast! Me alustame täna siin hommikul Petsiti Akadeemiaga täiesti uus asi, mida meie siin Petsitis teeme. See kasvas välja meie veebiseminaridest, mida me oleme teile 2 aastat toonud ja võib-olla mõnedele teist olen ma isegi natuke tuttav. Mina olen Julia Abram, ma olen loomaarst ja hästi suur lemmiklooma toitumise entusiast. Ja kui te ei ole märganud, siis siin minuga on ka Andres, kes näitab meile täna, kuidas teha midagi imelist oma lemmikutele jõuludeks. Et me ei söödaks neid üle, vaid annaks niimoodi mõnusa meeleolu ja, kuidas me ütleme, jõulumeeleolu. Ja, mõnusa maitsva jõulumeeleolu. Nii, aga tere tulemast, Andres. Tere. Kas sa räägiksid meile natukene, mida me täna tegema hakkame? Me hakkame tegema koertele muffineid. Kas pole äge mõte? See on väga äge mõte ja koertele väga meeldivad muffineid nagu inimestele. Ja siis, ma ei tea. Hakkame tegema ja lähme vaatame. Meil on siin terve hunnik väga toredaid asju. Meil on siin välja kaalatud erinevad koostisosad. Ma näen, et meil on siin hakkliha. Mis hakklihaga tegu? Veishakkliha. Veishakkliha, siis meil on siin porgand. Porgand. Nii, porgand. Siis ja on meil veel mahemuna. Mahemuna. Vanemate juurest võtsin. No näed, vaata kui saab kõik tooraine. Kas porgand tuli ka vanemate juures? See ei tulnud kahjuks, see tuli poest. Siis ma näen, et meil on siin üks banaan ja meil on üks kaerajahu. Kaerajahu ja täistera kaerajahu. Väga äge. Mis me tegema hakkama? Mis meil on vaja? Me kõigepealt segame siis muffini põhja kokku, paneme selle ahju ja siis teeme niisuguse kaunistuse. Ja me unustasime öelda, et meil on vaja ka rasvatud kohupiima siis nii-öelda, mis läheb pärast kaunistuseks. Väga õige, selge. Nii, aga hakkame siis vaikselt segama. Ma usun, et meil on vaja mingisuguseid tööriistu. Mida me selle porgandiga teeme? Porgandi riivime ära. Kellel on kodus niisugune blender, siis võib ka blenderis kõik ilusti kokku segada. See lühendab tööd päris korralikult, aga meie vaatame, kus meil siin need riivid on. Meie oleme kiviajast ja teeme käsitsi. Meil on siin, ma leidsin hästi nunnu riivi, me peame sellega läbi hakkama. No mis teha? Okei, tead. Kaerajahu siis peaks olema umbes 100 grammi, porgandit 30 grammi. 30 grammi porgandit? Oot. Mul läheb siin natuke aega. 2 päeva. Lähme reklaamipausile, tuleme tagasi umbes 20 minutit läheb meil, jah? 20. Kuule, annab teha küll. Nii. 30 grammi. Minge käige kohvil ära, ma siin teen selle ära. Ja näed, vaata, see on juba üks supilusika täis. Näete, annab küll teha väikeste asjadega ka. No nii, et ma ei taha ennast nagu piinata lõputult, ma proovin ka sellega. Ja sellega annab natuke edusamalt. Nii, aga ma usun, et see 100 grammi kaerajahu ütlesid. Ja see on siis 100 grammi on umbes 2 supilusika täis. Meil oli siin nunnu supilusikas, me oleme loomingulised, sest et peaaegu supilusika täis. Seda võime isegi sutsu rohkem panna siia. Nii, ma võtan selle nunnu väikese ära ja kui mitu muffinit me sellest saame? 4 muffinit. 4 muffinit. Päris hea. Ja kas me paneme mingit õli või vett ka siia, et muffiniteks ikka käib midagi? Vett paneme natukene siia sisse ja siis pärast muffini vormi paneme ka õli, et ta sealt ilusti lahti tuleks. Aga kas me kasutame neid mingeid muffini vorme ka, neid pabervorme? Praegu täna me pabervorme ei kasuta, aga muidu võib kasutada küll, et on mugavam. Jõud saab otsa, teate. Ma vahetan kätt. Nii. Võime praegu igaks juhuks teha ka natuke rohkem, et... Porgandit või? No kõike, et paru. Nii. Meil on täna siin stuudios ka väga toredad maitsetestijad. Neid on kenasti näljutatud eilsest õhtust, et nad ikka hästi suure isuga sööks. Kuigi ma usun, et nad sööks hea isuga ka ilma igasuguse näljutamiseta, aga lihtsalt ma hoolitsen oma lemmikute kaalumurede eest ja ma ei taha neid nagu üle sööta. Ja kuna tegemist on siiski väikeste koertega ja muffinid on meil... Mitu koera meil on üldse? Meil on 2 väikest koera. 2 ägedat väikest koera. Jaa. Või kõik koerad on ägedad. Kõik koerad on ägedad, lihtsalt ühed on... No nii, ma arvan, et see on nagu umbes 30 grammi võiks olla küll siin. Nii, ops. Ja lööme selle mahemuna siia. Ops. Nii. Kuule, aga Andres, räägi mulle, kus selline üldse muffini tegemine lemmikutele või tortide tegemine lemmikutele, kus see alguse sai, sest et minu arust on väga innovatiivne mõte. Ma pole näinud seda kuskil väljamaal ka mitte ja Pinterest on minu teine kodu. Et
räägi sellest ideest. No laias laastus, kui ma võtsin endale koera, siis ma tahtsin talle sünnipäevaks kinkida torti. Hakkas sünnipäev lähenema, tahtsin torti kinkida ja hakkasin Google'ist otsima ja mõtlesin, et see on nagu tava tordi ostmine Eestis ja üllatus oli suur, kui avastasin, et mitte keegi neid ei tee. Ja siis läks veel umbes, esimene sünnipäev läks koerale kahjuks ilma muffinita või tordita ja siis mõtlesin, et võiks hakata tegema. Äge asi, ma arvan. Ja ma ise ma hakkasin ennast kujutama sinu kingadesse ja mõtlesin, et issand, kui sa hakkad ikkagi nagu äri tegema ja niisugust täiesti uut asja, kus sa ei tea, vaata, kas see üldse läheb inimesele peale või mitte, et kirjelda, mis tunded sind valdasid? No kõigepealt oli ikkagi nagu hirm oli suur, sest minu jaoks see valdkond on nagu täiesti uus, kuna ma olen nagu videovaldkonnast pärit, siis kuidas ma ütlen, hirmud olid suured, aga siis ma hakkasin rääkima veterinaaridega ja otsisin kondiitrid ja et saada teha niisuguseid hästi ilusaid ja ägedaid asju. Tähtis on, üks asi on muidugi, maitse on väga tähtis ja teine asi, ta peab ikka visuaalselt ka olema ikka nagu inimeste tort, et hästi kihvt ja vinge. See on äge, sest lemmikute puhul me tegelikult me ei müü lemmikutele, me müüme nende omanikele ja omanik on see, kes teeb selle otsuse, nii et see peab kõik ilus välja nägema. Täpselt nii. Nii, aga ma sain vahepeal siin segatud, see näeb välja meil niisugune ilus kollane, ma ütlen see porgand ja siis talumuna annavad fantastilise ilusa värvi. Kusjuures ma tegin kunagi enda koerale niisuguse porganditordi ja näiteks minu koerale porgand, seda oli hästi palju, ei meeldinud kusjuures. No maitsed on erinevad. Kuigi porgand on väga kasulik. Just nii, aga ma saan aru, et me paneme siia selle hakkliha sisse. Paneme hakkliha siia. Nii, Andres, aga kuidas loomarstid suhtusid sinu väga innovaatilisse ideesse? Ütleme nii, et pigem nagu üllatusega, et miks koertele torte ja niisuguseid asju. Aga ma ei lasta ennast sellest heidutada ja läksin edasi. Ja nüüd oled sa tegelenud nende muffinite ja tortidega? No, nüüd juba ütleme, et algusaastas 2 aastat juba tegelikult. Peaaegu 2 aastat, jaanuaris saab 2 aastat. Ja endiselt tunned, et see on äge asi ja turgu on ja... Ütleme, et turgu peab veel otsima ikka, sest kuna ta on nii uus asi ja kus ma ütlen, et seda tegema inimestele selgeks, et on ikkagi kihvt ja äge enda koerale niisugust asja kinkida. Ja et ikka, tööd tuleb veel teha selles mõttes, aga ta on äge, kui sa saad inimestelt seda niisugust positiivset tagasisidet, panevad pilte, nad on üliõnnelikud, see on nagu, see on äge. Ja ma täiesti mõistan, sest et paljud meist ju, me lihtsalt armastame oma lemmikud, need on meie pereliikmed, me tahame nendega ka tähistada igasuguseid pühasid ja sünnipäevasid ja võib-olla kõik ei tahagi ise küpsetada või ise meisterdada ja tahavadki midagi erilisemat ja siis saabki niisuguse midagi väga toredat teha. Kusjuures me ütleme seda, et enne kui ma hakkasin neid tegema, ma ei arvanud, et nii väga enda loomi armastatakse. Kuna minu jaoks oli täiesti nagu teine valdkond ja siis see tagasiside, mis hakkas tulema, see oli ikka väga kihvt. Ja ma juba kuulen, kuidas murri seal... Küll ma värinab peale. Väga õige, järelikult sa teed täiesti õiget asja, et kui sellise kirega ja näed, ma siin segan vaikselt ja murri juba niutsub seal ja ootab, et midagi saaks süüa ja ma usun, et võib-olla kui sa kõigepealt nende muffinite ja tortide ideega välja tulid, siis omanikel oli kindlasti esimene mõtet, aga mis seal sees on, et kas on nagu loomale ohutu ja nüüd me oleme natuke ka rääkinud, aga sul on teisi tooteid veel, et räägi, mis sa sinna sisse paned? No laias laastus ongi kaerajahu, banaan, muna, porgand ja kanaga teeme vähe. Kanaga on pigem niimoodi, et kui keegi spetsiaalselt tellib, et siis teeme ka kanaga. Aga on mingi kindel põhjus, miks niimoodi? No kana on pigem tekitab rohkem allergiaid selle pärast. Ma ei ütleks sellele vastu, aga eks see oleneb loomast muidugi, sest et meil soovitati nagu kana vältida rohkem pigem. Kusjuures see on põnev et leitakse, et see kana on hästi suur allergeen, et siin jälle oleneb millest lähtuda, et kui on uuringutest lähtuda, siis öeldakse, et veiseliha on kõige suurem allergeen, see on piim ja piimatooted, aga kana ma arvan, et see on sellepärast nagu tõusev trend, et mida rohkem inimesed ja mida rohkem loomad tarbivad mingit asja, seda suurem on ka tõenäosus, et selle vastu tuleb rohkem neid loomi, kes on allergilised. Ja siis, kui me juba eos ära välistame selle kana, siis on nagu muret vähem. Nii, mina olen siin vahepeal selle ära seganud. Teine asi, mida veel, et mitte siis nagu nisujahuga teha, siis sellest tuleb, selle vastu on ka palju allergiaid, et pigem seda nagu vältida.
Jälle koht, kus ma loomaarstina ei saa päris nõustuda, aga absoluutselt võib selle niisujahu vabalt ka asendada kaerajahuga ja ma näen, et see tulemus, see segu näeb tegelikult väga isuralt välja. Ma ei tea, kas seda on siit kaamerasse näha või mitte. Aga sa pigem eelistaks teha siis niisujahuga või? Ei, ma arvan, ma eelistaks kaerajahu. Ja võib-olla prooviks isegi natuke kikerhernejahuga, aga see on jälle niisugune, et see annab ju natuke teistsuguse värvi, võib-olla natuke teistsuguse emotsiooni omanikul. Ma kuulsin, et on olemas niisugune nagu kookusejahu, mis pidi olema ja, ka päris... kookusejahu on ka olemas, aga ma nüüd ei tea, ma ei oska kommenteerida, kuidas see lemmikutel oleks, sest et inimestele tekitab hästi niisuguse maguse tunde. Ma ei oska ka, pole proovinud ka. Ütleme jällegi, ega tegemist on ju mitte igapäevasöögiga, tegemist on pidupäevasöögiga ja eks me võime pidupäevadel endale natuke rohkem lubada, kui võib-olla igapäevaselt. Nii, mina olen selle ära seganud. Võtame mis me edasi? Need topsid. Nii, meil on vaja vist ühte... õli natuke õli. Me lähme otsime natuke õli, reklaamipaus 3 minutit. Nii, tere tulemast tagasi sellelt reklaamipausilt. Me leidsime vahepealt õli ja ma saan aru, et meil on niisugused armsad väiksed vormikesed. Murri kannata, see saab valmis, siis sa saad. Meil on kahjuks 3 vormi. Ja, no pole midagi. Saame hakkama. Nii, me õlitame selle siit seest ära, ma saan aru, et ma saan kasutada siin oma sõrmekesi selle jaoks. Ja muidugi ma saan aru, et need, kellel on võimalik, võivad kasutada ka täiesti neid muffini vorme. Ja kui muffini vorme, muffini kandikut ei ole, siis võib kasutada neid paberist või papist kohvitopsikuid. Ma olen seal kaneelisaiu teinud, väga hea. Ragnevärk kiitis heaks. Hea nipp. Nii. Ja nüüd ma saan aru, et me paneme selle vormi siia sisse. Nii, ma paneks isegi võib-olla sutsu siia jahu juurde. Ma paneks ka, ja, natukene jahu juurde. Aga kui palju sa ise küpsetad koertele? Oi, mina küpsetan väga palju. See on minu niuke stressi maandamise viis. Ma küsiks, mis siis su lemmikkäsi on, mida sa küpsetad? Kõik uus. Et mulle meeldib katsetada hästi palju. Ja mis on viimane uus asi näiteks? Viimane uus asi... Ma saan äkki hea idee. Jaa, oota, ma pean nüüd täitsa mõtlema, sest et ma olen rohkem teinud viimasel ajal niisuguseid mitte nii uusi asju, mida... Üks asi, mis mulle väga meeldis, oli, ma tegin kõrvitsa seemnetest ja tatlitest niisuguse segu, panin väikestesse kommikarbikestesse ja kallasin tumedat šokolaadi peale. Oota, nagu koerale või? Ei, mitte koerale, ma tegin ise sõpradele ja pereliikmetele, aga nii, sega nüüd oma käega ka üle, sest et mulle tundub, et ma hakkan siin lusikat ette valmistama. Aga jah, tulid niisugused väga toredad kommikesed ja need, kes tahavad, võivad kodus katsetada. Kui te tahate endale mingisugust pidusööki teha, siis see oleks variant. Nii, ma näen, et meie taigna konsistents on palju parem. Ideaalis isegi võiks selle blenderiga lasta veel läbi, aga saame niimoodi hakkama. Saame hakkama. Nii, ma hakkan siit ühte kaussi panema ja kui palju me paneme, kas me paneme täiesti täis, pooltäis, sa võid ka sealt ühe lusika endale võtta ja kui nüüd rääkida tulevikust, siis mis on sinu tulevikuplaan seoses nende muffinitega, et kas on niisugune natuke hirmutav plaan või on niisugune tagasihoidlik plaan? Pigem tahaks ikkagi suured plaanid on, et tortägedeid arendada juurde, uusi tooteid arendada juurde ja teha niisuguse suure ja võimsa asja sellest. Aga siis peaks ilmselt liikuma väljamaale? Kusjuures me juba Soomes on. Oi, kui äge! Aga kõik võtab aega ja... Kas sa leidsid endale koostööpartnerid või leidsin koostööpartneri, kes siis aitab. Ja kui meil on nüüd toredaid kuulajaid Lätist ja Rootsist ja Leedust, et siis võtke Andresega ühendust. Et kui huvi on, siis teeb. Nii, mis mulle nende muffinite juures väga-väga meeldib, on see, et me lähevad kõik ahju ja me küpsetame selle kõik läbi, sest et sellega kuumus hävitab kõik patogeenid. Nii, kas me peaks rohkem panema? Ma panin kuna ta ei paisu tegelikult, aga siis me võime panna rohkem. Ja siis me saame pärast 2 lõigata ja teha 2-kihilise koogikese. Nii. Muffineid oled ise teinud? Jaa, olen jah. Ma just eile tegin. Nagu koertel ikka mõtlen? Ei, koertel ei ole. Ma olen jälle selles osas hästi pirtsakas olnud oma koerte toitumise suhtes, sest et nad on niisugused, kes hingavad grammikese õhku ja juba võtavad juurde. Ja ma olen selle Mukiga, kes on mul niisugune 10-aastane vanamutikene, temaga kurja vaeva näinud, sest et tema oli mul ühel lemmiku saadet tegime ja rääkisime kas ülekaalust või millegi, siis ma lasin Muki niimoodi kaalu peale ja siis
vaatasin 7,2 kilo ja mu süda lihtsalt palju vajus saapas äärde. Palju tal normaalkaal on? No ta võiks olla 5, midagi, eks ole, 5,2 niuke. Ja nüüd ta on, ma olen 2 aastat hiljem, ma olen ta ilusasti kaalust alla võtnud, nii et ja ta on õnnelik ja rõõmus ja nii et jälgige oma lemmikute kaalu, et sellised toredad maiustused on okei aeg-ajalt, aga mitte kogu aeg. Nii, meil jälle ahi piiksub, tahab, et ma ta tööle paneks. Nii, aga näitan, mis meil siis on. Meil on siin niuksed, jah. 3 ilusat toorest niukest põhja ja need lähevad meil ahju. Nii, mis kraadid ja kui kauaks? 200 kraadi ja 15 minutit. Nii. Oleneb muidugi ahjust, aga... No paneme siin 200 kraadi, ma oleks pidanud olema natuke ettenägelikumad ja paneme selle umbes 10 minutit tagasi sisse, kus siin see mõlemad poolt ja 200, nii 220 on palju, 200 kraadi. Nii ja nüüd ootame siin 10 minutit. Ootame sutsu, jah. Saame reklaamipausile jälle minna. Ja saame jälle reklaamipaus. Andres, ma vaatan, et ega need koogid on tegelikult väga ilusat värvi, et see ei ole päris niisugune nagu hall mass, et ta ongi niisugune ilus ja värviline ja kuidas sa nende värvide ja disainidega üldse, kust need tulevad? Tegelikult nende disainidega või üks idee, mis ma olen tahtnud ka nii-öelda ka tavatortide puhul välja tuua, on see, et iga hooaeg teeks nagu 2 korda aastas teeks nagu uued ägedad tooted nii-öelda. Ja kus see mõte tegelikult tuli, mul oli siin mõned aastad tagasi võimalus käia Milano Fashion Weeki filmimas ja siis, kuna vaata moemaailmast tulevad ka kogu aeg uued nii-öelda kollektsioonid ja asjad ja siis sellest on tulnud ka, ilmselt sellest on tulnud niisugune, kuidas ma ütlen siis, et tahad luua midagi uut ja ägedat kogu aeg. Ja inimestel on ka ilmselt huvitav, et ei pea ühte sama uued disainid ja valikuvariandid ja kas, kui näiteks omanik tuleb, et aga mina tahan, et minu koogile oleks peale kirjutatud armastusega mukile või midagi, et kas sellised erisoovid tulevad ka kõne alla? Tekste saab ka ja meil nüüd siin aasta lõpus tuleb või aasta algust tuleb niisugune üks hästi äge, kus me peame tegema niisuguse suure koera pea nagu. Vau, päris suur väljakutse. Kuidas te sellega hakkama saate? No peame saama, kuna kondiitrid on professionaalid, siis... Ta tuleb niisugune nagu 2-mõõtmeline või 3-mõõtmeline? Ikka 3-mõõtmeline niisugune kift. Et ma ise ootan ka seda nii-öelda, et lõpptulemust näha. Ja mõtle, kui palju sellest kõigest õpib, et iga uus asi õpetab ja siis tulevad uued mõtted ja siis vaatad, et seda enam ei tee, et kasutame midagi muud. Aga räägi nendest värvidest ka, et selles mõttes, et sellist kirgast värvi saada annab toimetada? Kusjuures ei ole, selles mõttes, et mustikat kasutada ja saab ilusti. Aga ta peab olema, kas kultuurmustikas töötab ka või? Kultuurmustikas töötab ka, aga pigem võiks olla niisugune metsamustikas. Ta annab nagu rohkem värvi ja niisugune ilusam. Nii et inimesed kohe suvel mustikale korjama kõik endale sügavkülma nii palju, kui mahub. Ja praegu on nad veel eriti ägedat, see on kergelt ärmas ka niisugune jõulused. On, väga jõulused. Kas on veel mingisuguseid toredaid asju, mida saab kasutada, mis annaks värvi? No maasikat, aga maasikas ei anna nüüd nii palju värvi. Et ta on, mõtled küll, et maasikas on niisugune punane ja võib anda, aga ei anna. Aga peeta annab näiteks niisugust ilusat tooni. Ja niisugused ägedad värvid on ägedad, ma arvan. Jaa, muidugi endal on ilus vaadata. Koerad jälle võib-olla nii palju nendest värvidest ei hooli. Ma räägin veel ühe naljaka loo võib-olla, et nii, lase käia. Käisin ühel laadal ja seal olid pitsad. Koerte pitsa on ka meil. Ja siis, aga ma ise olin nagu eemal, ma ei seisnud selle laua juures. Ja siis tuli üks, niisugune, ma ei tea, 20-aastane meesterahvas seal kõndis mööda. Ja vaatas, et kedagi ei ole, võttis selle pitsa sealt ära, hakkas sööma, siis ma ütlesin, et nagu sõi ja siis ma ütlesin, et see on koerale ja siis kohe sülitas nagu välja. See on naljakas, et vaata tegelikult meil ju kõik need toorained, mida me kasutame, me ostame poest nii nagu inimestele ostaks ja me kasutame neid, aga nii kui me ütleme, et see on koerale, siis on kohe nagu, ei, nagu me ei söö seda. Et see on naljakas, kuidagi psühholoogiliselt mõjub. Jaa, on tõesti. Ja eelmine nädal veel käisin jälle ühel üritusel ja seal üks naisterahvas ostis enda lapsele ka, et ütles, et koeral ostab, muffinit, et koeral ostab, kuidas ta saab lapsele nagu mitte osta ja siis ostis lapsele ka. Kumb sõi paremini? No koer sõi kiiremini, aga lapsele ka meeldis.
väga hea ju. Tunda saanud. Ja võib-olla teistpidi ongi nagu uus nišš, sest et paljud vanemad jälle tahavadki, et nende lapsed saaks nagu et ilma suhkruta siia me suhkrut ei pannud, et nad sööks muffineid küll, aga et sealt oleks nagu valku ja köögivilju ja ma ei tea, siin on ju kõik kasulik olemas. On jah. Ja ma olen ise neid maitsnud ka, ega seda nii-öelda aktliha või veise, seda liha maitset siin tegelikult niimoodi ei tunne. Pigem on niisugust banaani on tunda või niisugust. No vot jälle, et me üritame ikkagi ju toitaineid sisse saada. Ja aga tulles selle lapsi juurde tagasi, pärast nad ikkagi panid suhkurt natuke peale. No, ma vist peaks ka oma lapsi niimoodi petma, et natuke suhkurt peale siis. Aga ma tulen korra tagasi selle küsimuse juurde, et kui sa neid retsepte mõtlesid ja arendasid, et mis olid need asjad, mida sa kohe kindlasti ei tahtnud toidu sisse panna? No pigem oli ikkagi see, et me panime kohe paika, et mida võib panna, sest mina nagu enda senisiste teadmistega, ma ei teadnudki, kas sinna, mida mitte panna ja mida võib panna. Et siis ma pigem juba sain endale listi ette, mida panna, kondiitritega rääkisime siis läbi, et millest on nagu lihtsam küpsetada ja ägedam küpsetada ja siis ta läks nagu niimoodi edasi. Väga äge. Need, kes saavad jälle kodus teha, võib-olla natuke maitsestada, siis ma siinkohal mainin ära, on mõned asjad, millega ei tasu maitsestada neid muffineid. Näiteks ei tasu panna liiga palju soola, suhkrut kindlasti ei tasu panna. Siis on mis sa üldse soolast arvad, kas seda võiks pigem natuke panna või mitte? Pigem mitte vist. Selles mõttes, et oleneb kogusest ja oleneb, kellele söödetakse. Aga pigem ega tal midagi kasulikku ei ole seal. Ma arvan, et ega ta selles väikses tükikeses loomale midagi ei tee ja siis ongi küsimus, et kas on vaja seda panna või mitte, kui ta sööb niisama ka, eks ole. Et soola muidu pannakse küll mõndadele toitudele sisse just selle eesmärgiga, et lemmik jooks rohkem, et kui meil on mõni haigusseisund, siis natukene soola lisatakse, et see jääb jooma. Ja kassid neeruhaigusega, et nemad peavad jooma hästi palju. Aga kuidas sa kohupiima suhtud? No, võib ju panna. Oleneb jälle, mis eesmärgil, et kogustest, natuke ikka, kui ta ei ole nagu põhisöögikord, sest et mina olen rohkem niisuguse kommertstoidus, kus on kõik täisväärtuslik ja tasakaalustatud, aga aeg-ajalt võib ikka ju niimoodi natuke pakkuda midagi. Et kui see ei ole põhisöögikord ja see ei ületa päevasest energiavahetust üle 10%, siis on kõik täiesti okei. Ja kui loomulikult teie loom talub ka, sest et näiteks ma saan aru, et muffinid on rohkem koertele suunatud, aga võib pakkuda ka kassidele. Ja paljud kassid on piimatalu, neil on see laktoositalumatus, et see võib tekitada seedehäireid, aga õnneks kohupiimaga on niimoodi, et kuna seal on piimapet ei ole nii palju, siis selle protsessis, kus seda kohupiima tehakse, siis see kaob sealt ära ja ta on nagu kõike mõõdukalt. Jah, mõõdukalt. Kõike mõõdukalt. Nii, aga paneme ahju ära, jaa. Nii, ma teen lahti, kuum õhk ettevaatlikult. Lööb prillid eest ära. Jah, uduseks. Nii, ja läks. Nii, ja ma sain aru. 15 minutit umbes. 15 minutit, paneme 15 minutit peale ja oi näed. Nii, möödas on 15 minutit sellest ajast, kui me need muffinid välja võtsime, nad olid 15 minutit ahjus, siis me lasime neil maha jahtuda ja nüüd on meil sellised ilusad, ja ma saan aru, et ära me neid ei kõrveta, et nad peavadki olema sellised väga kenad, heledad. Ja kui ta on kuum, siis siit võib hakata see kõik. Ja sulama ja kate. Mida me katteks kasutame? Me kasutame kohupiima. Ja meie teeme siis niisuguse spetsiaalse asjaga, aga millega saame kaunistada, aga sul on üks äge tordipritsiga tehakse aga kõikidel ei ole kodus tordipritsi ja siis ma mõtlesin, et kuigi ega nad väga kallid ei ole, aga on niisugune odav lahendus, on sellised kreppkotikesed, mida müüakse kas külmutatud osakonnas või et käib ilusasti siit niimoodi kinni lahti. Me proovime selle kohupiima, see on nüüd kohupiim või kohupiima pasta? See on rasvatu kohupiim. Rasvatu kohupiim. Ei ole vaniljega, ei ole mustikaga, on lihtsalt rasvatu kohupiim. Aga võib panna ka niisugust mustika värki siia sisse, et kuidas ise tahab. Ja miks me ei võta mustikaga kohupiima, sest et seal on hästi palju suhkrut jällegi sees ja seda me ei taha. Nii, meil võtame siit sahtlist jälle ühe toreda kulbikese. Nii, hopsti, ja väga hea konsistents. See on siis nagu see kohupiima tuutu, eks ole. Poest võib olla niisugust paksu kohupiima raske saada. Aga mis te võite teha, võtta tavalise kohupiima ja panna selle niisuguse sõela peale ja siis, et sealt vesi välja tuleks, et siis te nii, proovime veel natuke siia sisse panna. Võib-olla pärast näitame ikka päris asjaga ka, kuidas see käib. Jätame ühe siis selle. Kuule, meil on hea koostöö. Ops, kilekotti me ei taha, nii viimane. Ops. Korras. Korras. Nii, aga näita.
mis sa oskad? Oota. Põhimõtteliselt iga aasta tellitakse mult üks artikkel selle kohta, mida lemmikloomad ei tohiks süüa jõulude ajal. Ja see on kõik seesama asi, mida nad ei tohiks süüa kui muul ajal. Näiteks on, mida omanikud väga armastavad jõululauale panna, on igasugused küpsetised, eks ole, meil on siin šokolaadi ja rosina, saia ja mida kõike, et need on sellised asjad, mis lemmikutele on pigem ohtlikud. Nii, ma nüüd proovin teha väikese augu siia. Proovime sakki ka teha, on ju? Näed, käsi väriseb, ei saa. Nii, ops. Ma alustasin valelt poolt, ma oleks pidanud alustama väljapoolt. Nii. Aga ma teeks selle väikse paunaga otsa. Ops, nägid, niimoodi. Väga kihvt. Nagu see lumepalli see. Jaa, kas ma teen ühe veel ja siis sa saad selle teise teha? Kas sa tahab professionaali? No me võime teha selle päris asjaga ka. Jaa, okei, siis ühesõnaga see asi täiesti töötab, see ei tule nii ilus ja tehniliselt vist annab siia isegi selle mingi koonu sisse panna, aga jälle peab poodi minema ostma. Aga ma ütleks, et see on päris hea nipp, et kodus kasutada on jumala kihvt. Ja selles mõttes pärast nagu saab säilitada lihtsalt oluline, et see õhk siin ilusasti välja läheks, nii ma ühe teen veel ja ma alustan seekord väljapoolt. Nii, opsti. Issand, kuidas minu koortale kindlasti see meeldis. Kui on niisugune, kuidas ma ütlen, nägid. Kui ei ole nii paks kohupiim, siis ta hakkab kohe voolama. Aga nendest ohtlikest toiduainetest veel näiteks rosinad, viinamarjad on sellised asjad, mida kindlasti ei tohiks anda lemmikutele, kuigi mõni arvad, et mis seal ikka, aga kahjuks tekitab neile tervisehädasid ja viinamarjade ja rosinatega on see, et nad ei tekita seda kohe, sest nad hästi aeglaselt seeduvad ja mis on tegelikult teie ja teie lemmiku jaoks väga hea asi, mis tähendab, et te jõuate ilusasti kiirabikliinikus ära käia ja need välja saada. Siis avokaado on selline asi, mida ei tohiks oma lemmikule anda ja avokaadokivid on niisugused väga toredad mänguasjad ja võtke see kurku kinni jääb, siis see on natuke paha lugu. Et kui koer saab näiteks küüslauku ja sibulat, mis siis... No tegelikult tekib küsimus, et miks üldse anda küüslauku ja sibulat ja millegipärast on niisugune vanarahva tarkus, et sajab usse välja. No ei aja. Mida ta teeb? Ta tapab tegelikult looma punaseid vereliblesid ja punased verelibled kannavad edasi hapnikku. Nii et mis nagu omaniku jaoks ka on probleem või mis nad ei saa aru, et sellised hädad võivad tekkida ka viitega ja näiteks see küüslauk ja sibul olenevalt muidugi kogusest tapab ära neid punaliblesid kuskil 3-4 päeva pärast tarbimist. Ja siis selleks ajaks võib omanik juba välja mõelda, et see on mingi muu asi, mis seda tekitaks ja eriti ohtlikud on igasugused granuleeritud ja niisugused kuivatatud sibulad ja küüslauk, just see, mida me kasutame maitsestamisel. Aga kuidas seda nagu koera käitumisest aru saada näiteks? No muutuvad loiuks ja limaskestad võivad muutuda selliseks natuke liiga heledaks. Okay. Ja tavaliselt absoluutselt igasuguse mürgistusega on mingisugused seedehäired ja selline loidolek. Muidugi šokolaadiga on vastupidi, et kui see koer ja nüüd jälle oleneb, kas ta sööb seda valget šokolaadi, musta šokolaadi või piimašokolaadi ja oleneb ka sellest, kui suur või väike see koer on, et reeglina nemad saavad sellise reaktsiooni, kus on, teate, nagu kohvi üledoos, niimoodi oled lihtsalt niisugune, et sa ei lee kohta, mõte käib kogu aeg, värised, et see on see koht, mida see loom võib tunda. Samas, tean taksikoera, kes ei terve tahvli šokolaadi ära, mitte midagi ei olnud häda ja mina ei saa aru, mitmes elu tal oli niimoodi, et nagu kassna. Aga on ta kohe siis niimoodi, et ütleme nii-öelda tavakoera puhul ta tõmbabki terve selle šokolaadi sisse, siis... No võib küll, aga see jälle oleneb nii väga sellest looma individuaalsest tundlikkusest, et ütleme, pigem on vältida seda asja, kui et üldse pakkuda või soovitada, et valge šokolaad on tõenäoliselt natuke ohutum, seal ei ole ju seda šokolaadi sees, et seal on... Aga mida tumedam šokolaad ja mida rohkem ära sööb, seda probleemsem see on. Tahaks rääkida veel siis võib-olla ühe loo, kuidas tuhkrule osteti torti. Ja siis pärast sain vastukaja, et tuhkur seda torti ei söönud. Siis ma küsisin, et mida te siis nagu tavaliselt talle süüa annate, vaata. Ja siis ütles, et kummikomme ja neid vahukomme ja niisugused. Ma mõtlengi, et kui sa räägid praegu siin šokolaadist, et kui loom saab seda nagu, ma ei tea, kas siis igapäevaselt või tihti. See igasugused sellised kommid ja küpsised on ka jälle niisugune probleemne koht, sest me ei tea, mis sinna täpselt sisse pannakse. Mõned kasutavad suhkrut, mõned kasutavad ksülitooli, mis on niisugune kunstlik magustusaine.
ja vot see ksülital on lemmikutele väga ohtlik, et ütleme, üks nätsupadjake võib täiesti looma ära tappa ja noh, mida väiksem jälle, seda kiiremini ta tapab, aga äärmiselt mürgine, sest ta tekitab sellise väga kiire, väga tugeva veresuhkru languse. Ja mina näiteks jubedalt kartsin, sest et mul see noorem koer käis ja sõi asfalti pealt, nokkis neid nätse ära. Siis ma kogu aeg niimoodi, et ei pane tähele, järsku jälle sööb seda nätsa. Siis ma nagu, et tõmbasin ära ja jumal tänatud, ta ei saanud midagi kätte. Aga näiteks, kas seda saab kuidagi vältida ka, ütleme, kus käibki koeraga väljas on ju? Noh, ta ju nuusib ja kõik. Ja, no, peab rihma otsas käima. Võib-olla mingit, no seda küll jah, aga on veel mingit nagu, ma ei tea, nippi, mida ei tea keegi näiteks. Kuidas seda võib-olla vältida? Esiteks, ega sa ei saagi aru, koer saab ära nii kiiresti, oled sa proovinud korral midagi suust kätte saada, see on nagu millisekundite küsimus ja see on läinud, eks ole. Aga kui kahtlustatakse, et midagi on saadud ja loom tunneb ennast halvasti, siis igal juhul pöörduda loomaarsti poole. Ka siin pühade ajal, mis on tõenäoliselt väga meeleolukas aeg ja paljud kliinikud on ka kinni, kasutada siis erakorralise meditsiini teenuseid, et näiteks meil Betsitis Rannamõisa T8 on selline 24 tundi avatud erakorralise meditsiini kliinik ja muidugi enne võite ka helistada numbril 15 222 ja lihtsalt konsulteerige. Võib-olla ei olegi vaja tulla ja võib-olla piisab sellest, et anname söötabletti koerale, et see ka vahel aitab, aga jälle oleneb probleemist, et iga asjaga see ei sobi. Nii, ja siis on niisugune huvitav asi ka. See on see professionaalide oma, eks ole. Aga selles suhtes mina ei ole professionaalne kondiitor, ma ütlen ette. Pigistasid natuke hoia kinni, et siit välja ei läheks. Ütlen ette ära, aga sellega on ikka tunduvalt lihtsam. Palju ilusam. Jaa. Opa. No nii. Võt, päris kihvt on ju? On. No ikka vahe on näha kohe selles mõttes, et ta on ikka nagu jõulune kohe. Jaa. Ja ma teeks ettepaneku, et ega tegelikult saab ju neid ka kaunistada selliste loomadele ohutute asjadega, näiteks on külmkuivatatud vaarikapudi, mida ma kasutan oma kokanduses, aga miks mitte, et siia võib panna või mõni mustikas või mõni väike. Ja kindlasti on, ma arvan, Betsitis on mingi ägedaid kondi asju või niisugused. Ja kindlasti on väga toredaid tooteid ja meil on, miks mitte muffini kõrvale panna ka niisugune väike tore uus päkapikukujuline mänguasi. Käisin eile Betsitis. See on söödav ikka? Ei, mitte seda mängimiseks, aga nägin ühte mänguasja, mis oli niisugune nagu tiibadega ja üks sarvikuga ja jumal on nii nunnus. Ma mõtlesin, et ma kingiks selle ise endale, mitte mis ma või oma lastele, et mis ma sellest koerale viin. Koerad ongi nagu lapsed. On, paljudele omanikele on koerad nagu lapsed. Nii, kas me nüüd lähme proovima? Lähme proovima, vaatame, mis mitte mina. Tahad ise proovida? Ma prooviks küll, jah. Maitseb nagu kohupiim. Selles mõttes, et ma ei tea, mina sööks küll, ma proovin siit seda tükikest ka. Ütle, mis maitse sul siis kõige rohkem nagu välja tuleb? No praegu tuli väga selgelt kohupiim. Kohupiim, aga ma mõtlen sellest põhjalt. Ega seda liha maitset niimoodi? Ma tunnen seda kaera jahu ja porgandit. Ja tegelikult see konsistents on ka väga tore. Ma ei ole sellist asju söönud mingi 100 aastatena. Aga ma arvan, inimestel on see korralik dieeditoit. Mulle meeldib, et ta on isegi nagu natuke magus, see porgand annab maitse juurde, et mina täitsa... Banaan ka ikka. Banaan läks täitsa meelest ära. Et sööks küll sellist asja. Ise väga hea meelega, ma võib-olla söön selle lõpuni. Võtke ära. Nii, aga meie lähme proovime siis... Mis koerad arvad, sest et meil on siin... Meie mukikene on juba siin keras, ootab. Ja murri ootab teises laua otsas. Lähme vaatame, mis need arvad. Sellega saigi meie Betsiti Akadeemia esimene osa peaaegu lõpuni. See muffini koolitus siin teil oli just selle jaoks, et te saaksite oma lemmikule pakkuda jõulude ajal midagi hästi toredat, midagi ise tehtud ja te ei liialdaks ka lemmikute puhul söögiga. Ja Andres, kust me saame muffineid nendele, kes ei viitsi ise kodus küpsetada? Kes ise ei viitsi küpsetada, võib siis Betsitist minna ostma.
ja ma tahaks veel lõppu öelda, et aitäh kutsumast, oli väga äge ja ma loodan, et sulle ka muffin maitses. No päriselt, ma tegelikult unistan natuke, et see lõpuni süüa. Päriselt. Võt. Aga siis... Aitäh Tšau. Ja ilusat jõuluaega!